See polegi muud kui ainult nali. See polegi muud kui ainult nali. See polegi muud. See polegi muud. See polegi muud. No nii, tere. Episood 3. Eelmisest episoodist on täpselt kuskil 8-9 päeva möödas. Hello. Kuidas läinud on? Hästi. Hästi. All good. No... Nüüd peab uuesti nagu peace out nikka. Ma just tahtsin öelda, et same beep, different day. Ega tegelikult, niimoodi mõtled küll, et 8-9 päeva, aga tegelikult nagu justkui pole midagi muutunud, on ju. Aga vahest on niimoodi, et oi jumal, kui palju on nagu tegelikult toimunud. Tegelikult küll, jah. Et, mis nädalavahetusel tegid? ja me just rääkisime tegelikult, et mis nädalavahetusel ja mul oli lihtsalt totaalne vlog, et oota, mis ma tegin. Aga midagi erilist ei teinud. Pühapäeval käisin trennis ja lõpuks mõtlesime välja, et laupäeva õhtul me olime ju koos. Täpselt, aga korraks tõmbas ikka täiega blackouti. Täiesti, tegelikult jumala kriipi, ma pidin isegi korra mõtlema, et nagu mis päev üldse täna on. Täna on kolmapäev. Seega nagu mitu päeva mööda siis nädalavahetusel see nagu, ma räägin, et see on see, ei ole isegi nali mitte, et mingi ma ei mäleta isegi, mis ma eile tegin. Jumala õudne tegelikult. See tähendab, et mingi ajutablette hakkama võtma ikka. Vist jah, ma ei tea, mingid omega 3 rasvappeid sööma või midagi. Terve paki võid sisse tagume enda. Aga ei, nädalavahetus oli chill. Jaa, meil polegi ammu jälle olnud sellist istumist, kus me nagu olime kahekesi lihtsalt mingi väike võlujook. Kes teab, see teab. Aga täitsa siuke mõnus oli. Jah, ja võib-olla tuleb see nädalavahetus ka väga tore. Kindlasti, ma arvan, et nüüd edaspidi tulevad siuke mõnusamad olekud, ma arvan, sest et äkki selgub siin. Ma ei taha vaata veel midagi etteruttavalt öelda, aga äkki järgmises episoodis ma saan midagi toredat öelda, vaata. See kõik nagu praegu nagu siuke tunne nagu, et äkki nagu fingers crossed nagu midagi nagu hakkab selginema elus, et mul praegu nagu mingi, ma arvan, mingi viimased nädalad on nagu suht blackout olnud, et tõesti nagu raske on olnud nagu nii mentaalselt kui füüsiliselt, et nagu ma tunnen, kuidas nagu ma esimeses episoodis ütlesin, siis ma olen tööotsingul ja see, kuna ma sain selle koondamisteate, on ju, siis see kuupäeva lähenemine nagu on nii hirmutav nagu olukord olnud nagu kogu selles nagu whole stories lihtsalt, et mul on nagu reaalselt nagu selles stressis hakkab nagu isegi tervis nagu viperdama, vaata. Et ma just mõtlengi nagu, et kui mul nagu mingi trenni ei oleks või midagi siukest ja lihtsalt kassikski seal kodus, siis oleks ikka päris õudne nagu. Nii on jah. Ja tegelikult on ka alati nii, et kui midagi hakkab metsa minema, siis läheb ikka täiega rappa. Jaa. Et ma ei tea, olgu see nagu iga valdkonnaga, et kui sul kodus saab, ma ei tea, leib sai piim otsa, siis saavad ka majapidamispaber ja kõik muud asjad ka otsa. Ja siis pole raha enam. See on nagu eriti kurb, vaata. Et jaa, et selles suhtes nagu ma loodan, et hakkab nagu paremuse poole liikuma nagu ma olen nagu väärt seda, on ja. Nagu selles suhtes, et nagu ma tõesti nagu olen liiga palju juba mingi muretsenud selle pärast, et nagu võiks juba midagi toimuda. Ma vaatan jah, et tuleb sul juuksed ära värvida, see nalli hakkab tulema juba vaikselt. Aitäh sul! Aga täna siis episood 3 teemaks võtsime siis esoteerika ja kõik see maaväline elu ja kõik selline kummitused. Umbluu. Täpselt. See on nüüd see teema, vaata, kus inimesed lähevad kahte leeri, et kes usuvad ja kes ei usu. Et ütleme niimoodi, et meil on päris palju ees, nii et kipub vist jälle nagu pikale minema või? No väga põnev on igatahes. Jaa, ma arvan, et see on üks siukene teema, kus me nagu läheme tegelikult täiega põnevile nagu. Kas sul ei tundu seda, et sa ütled, et meil on 3. osa, aga me oleks nagu mingi 8 neid teinud juba? Kusjuures ma täna sõitsin ja ma mõtlesin selle peale, et nagu mina just mõtlesin seda, et kui meil on nagu kõik need episoodid purgis, siis ma kardan, et meil on nagu see, et oh my god, läbi või? Mis ma nüüd oma eluga teen?
ma just mõtlesin nagu niimoodi. huvitav jah, aga ega me võime ju minna lihtsalt ühe reega edasi vaata. Vaatame jah, et kuidas see nagu tunne on, et võib-olla nagu hakata rääkima lihtsalt vaata mingitest, ma ei tea, reaalse elu teemadest lihtsalt üleüldse, ma ei tea, kuidas läheb ja bla bla bla, vaata. Et muidugi, aga praegu siis, no millest me siis alustame? Alustame siis äkki ennustamisest üleüldse. Et pigem võib-olla võiks küsida, et kas sa usud, kui palju usud ja nagu, mis sinu mälestus on, et millal sa nagu uskuma hakkasid sellest või nagu rohkem võib-olla huvi tundma sellest? ma arvan, et mina olen huvitunud sellest mingi väga väiksest saati juba tegelikult, sest me ikka sõbrannadega ja tolleaegse parima sõbrannaga ikka kogu aeg lugesime igasuguseid, ma ei tea, ajalehtedest välja lõikeid ja mingeid selliseid asju, et me olime täiega nagu huvitunud sellest. Et see tundus nii põnev. Nii huvitav tegelikult, sest et ma just mõtlen sama, et nagu millal see täpselt nagu oli, et äkki ma hakkasin nagu rohkem huvi tundma sellest siis, kui ma sinna universaaluniversumisse tööle tulin. Vaata, see on ka siuke veits nagu ikkagi spirituaalne pood, vaata, aga spirituaalsed huvitav, asjad. et mina seal ei tundnud mitte kordagi nagu sellist mingit, ma ei tea, hingelist avanemist, sest et ma tean, et osad kliendid olid küll sellised, kes ütlesid, et oi, kui tore pood teil siin on, et siin on nii palju maske, need maskid räägivad minuga, siis ma alati mõtlesin, et issand. huvitav, et aga miks need maskid nagu minuga ei räägi, et ma pean siin õhtu kella 9 istuma, et minuga küll ei, ma räägiks hea Teinekord jumala meelega. igav, vaata. Täpselt, Võiks küll nagu. räägiks mingi maskiga veits, aga ei, seal mina nagu ei tunnetanud küll mitte miskit. Ei, selles mõttes nagu poest küll ei tulnud tõesti nagu, võib-olla vaata see põrand seal krigises nagu natukene kahtlaselt, et vahest nagu, aga no see oli see mingi vana puit, no see võib-olla põrksubki niisama, just, tead. aga seal oli jah müügil ju igasuguseid tarokaarte ja pendleid ja kive ja Ma ikkagi natukene vaata ikkagi nagu ma tean seda, et vaata puit talletab hästi energiat. Ja ma usun küll, et nagu midagi võib kindlasti olla nagu, et vaata, et see tegija teeb näiteks seda puust maski, on ju, siis ta kindlasti paneb oma energiat sinna. ja ma usun ka seda. Et selles suhtes nagu kindlasti nagu seal midagi nagu toimub, aga vaata, seal on jällegi see teema, et kui palju keegi usub ja kui lahti ta on nagu sellele teemale. Nagu avatud ja Mhm. vastuvõtlik üldse. Ja sest vot öeldakse, et kõik see mingi spirituaalne ja kõik see mingi teema ju või need hinged ja kõik need nagu tulevad su juurde siis, kui sa oled nagu nõrk, õrn, ma ei tea, ongi nagu mingi a la stressiseisundis või noh, mida iganes, vaata, et sa oled siuke nagu avatud, vaata. Vähemalt mina olen nii palju kuulnud. Aga ise oled käinud ennustaja juures? Jaa, korduvalt. Ma miskipärast arvasin täna, et see tuleb sõnada korduvalt siis. Olen küll jaa, olen küll erinevatel eluetappidel oma elus. Mitte isegi nagu, et vaata jällegi nagu toetuseks eelmisele episoodile, et vaata siis, kui sul on nagu elus raske, et siis lähed, on ju. Et tegelikult olen ma käinud ka siis, kui mul on kõik hästi. Lihtsalt, et põnevus. Põnevus Jah. alati, mida kaardid räägivad. Ja seal on ka, et erinevad, et on olnud siis kaartidega, on ju, on nende igasuguste, ongi mingid pendlitega ja mingid tunnetustega, et ja kusjuures ma olengi nagu nüüd mõelnud, et ma olen kõikide nii-öelda nagu tuntud inimeste juures käinud. Mul ei ole kordagi olnud midagi ühtegi kaardimoori, kes on mingi võõras. Kõik tänaseks päevaks on oma nime kujundanud niimoodi. See on jah päris huvitav tegelikult. Okei, välja arvatud see, need mingid viimased korrad, kus see mingi YouTube'i mingi tegelinski vaata nagu teeb neid niimoodi, et sa nagu isegi ei tea, kes ta on ja mingi niimoodi, aga lihtsalt, et nagu muidu nagu siuke vahetuskontaktis oled, siis on need tuntud tegijad ikkagi. See on huvitav. Sa oled või? Ma olen ühe korra käinud, lasknud panna tarokaarte, aga nagu rääkides sellest kogemusest, siis seal nagu nii-öelda olin üht kui teist, et nagu midagi läks täppi, midagi ei läinud. Aga ma läksingi võib-olla seetõttu, et
nagu ikka vahest on elus see, et sul on nagu mitu võimalust ees ja sa näiteks, ma ei tea, millist teed valida ja siis nad nagu nii-öelda, mida kaardid sellel hetkel konkreetselt sellisele situatsioonile näitavad. Aga see oli selles mõttes väga põnev, et sealt sai ka mingeid muid asju teada ja nagu ma üldjuhul arvangi seda, et see ei ole nagu 100% kuld või nagu tõde, on ju. Jaa. Et ma arvan nagu ikkagi on see, et meie elu nagu mingid keerdkäigud ikkagi mõjutavad neid hetkeolukordi, et näiteks kui, nagu öeldakse, et näiteks kui sa lähed reisile, aga sul mingi sisetunne ütleb kogu aeg, et ära mine, vaata. Et sa näiteks täiega pelgad midagi konkreetselt ja siis pärast ongi see, et juhtub mingi õnnetus ja justkui ongi see, et sa ei olekski pidanud minema. Jaa. Et näiteks tarodega on sama, et võib-olla need näitavadki sellel kindlal eluperioodil sulle seda õiget nagu asja. Jaa, aga vaata öeldaksegi, et igaüks on oma õnne sepp nii-öelda, vaata, et sa saad alati oma saatust muuta, et kaardid on põhimõtteliselt nagu ainult abivahend või nii-öelda nagu võib-olla mingi kerge nagu vaade, mis võiks olla, et see on niisugune mingi option one, on ju, aga sul on tegelikult mingi võib-olla 3 optionit veel, mida jälgida või nagu. Kusjuures oota, midagi ma täna kuulsin, et hästi paljud vaata ütlevad, et kõhutunne vaata ei valeta, et usalda oma intuitsiooni, on ju. Siis midagi ma kuskilt nagu telekast nägin, et alati ei saa ka seda usaldada tegelikult. Ka see vahel paneb täiega pange, vaata, et nagu viib sind mingitele teedele, vaata, võib-olla kus sa ikkagi ei oleks läinud või midagi siukest. Et see on ka siukene huvitav asi, et kelle nagu käsi siin siis mängus on, vaata. See on see südame ja mõistuse hääle kuulamine, vaata, kes usaldabki seda kõhutunnet ja kes nii-öelda mõtleb mõistusega. Ja, aga see ongi jälle tüüpiline see, et kes usub ja kes mitte, kui palju, vaata. Aga tarodest on veel see, et mida mina viimasel ajal olen nagu lihtsalt täiesti nagu pakub huvi, et ma vaatan näiteks neid ajatuid ennustusi, mis on näiteks YouTube'is, et need on ka vahest jumala huvitavad, et ei ole nagu vahet, mis ajal sa neid vaatad, et järelikult sellel hetkel sul oli nagu vaja seda kuulata. Ja. Siis need ongi hästi huvitavad. Või siis see, et valikaarte, siis nii-öelda seal tehakse nagu 4 erinevat pakikaart, nii-öelda pakki. Ja sa pead sealt valima nii-öelda enda selle ja siis kuulad selle. Et see on ka siuke, mis nagu on vahest päris huvitav kuulata. Ma olen ka seda teinud, aga mulle ikkagi tundub, et ma viitsin kuulata neid YouTube'i mingisuguseid ennustusi ainult siis, kui mul on nagu tõesti mingi täiesti totaalne kriis, vaata. Siis sa peaks praegu kuulama neid. Aga ma ei viitsi, vaata. Järelikult pole vaja. See on mulle kõik nii metsas savine kaardid. Selles osas, nagu jällegi, ma olen küll katsetaja, ma usun, ma kuulan, aga praegu ei kõneta mind see. Selles suhtes, vaata. Et nagu, aga samas jällegi, vaata, tarokaartidega on ka see, et me ju ka ise, me huvitume sellest nii palju, et meil on oma isiklikud kaardipakid ju. Tegelikult. See on ka selline asi, et mida mina olen nagu mingi mitu aastat seda kaardipaki omanud, mul on neid nagu isegi mitu, aga mina olen kuulnud seda, et senikaua, kuni sinul ei ole tulnud seda tunnet peale, et sa tahad hakata nagu süvitsi sellega õppima, siis ei ole sinu aeg veel. Ja kusjuures see on nii huvitav, et minul on 2 kaardipakki ja ma olen nagu valinud neid kuidagi nagu selles mõttes, nad on mind selles mõttes kõnetanud, et nad on välimuselt hästi siuksed, minulikud nii-öelda. Ja nad on täiesti erinevad, aga ma tunnen nagu seda, et nad ei räägi vaata minuga. Et vaata ongi järelikult nagu, mida ma nagu veits usun ka, et kas sa ikkagi päris saad nagu õppida, saad õppida need kaartid ja need kõik nagu tähendused selgeks endale, aga kui sa vaatad neid, kes päriselt ennustavad, ta paneb sulle 5 kaarti ja ta räägib sulle story. Ta räägib sulle pika jutu maha. Nad oskavad ja ma arvan, see tuleb ka ajaga. Et jah, et üks kaart teise kõrval, see tähendab võib-olla veel midagi kolmandat, on ju, et see ei ole päris see, et see kaart tähendab seda ja nii on. Aga see on jälle hästi huvitav. Aga lihtsalt mulle endale meeldib vahest nagu mõtledki mingile teemale, on ju, mille kohta võib-olla endale mingid küsimärgid, siis tõmbadki näiteks ühe kaardi täpselt ainult selle teema nagu kohta. Et see on ka siuke huvitav, aga ma teen seda pigem mingi 1 kord aastas võib-olla, et kuidagi on ka nii soiku jäänud, et seal ongi nagu see, et ma arvan, et nagu igaüks saab seda õppida
sest tähendused on ikkagi kaartidel nagu üldiselt nagu suht samad. Aga seal ongi see, et noh, jällegi läheb kahte leeri, on ju, osad ütlevad, et saab, osad ütleb, et ei saa, on ju, et sul on mingi geenidega see kaasa antud või mida iganes, on ju. Aga samas vaata, nendel kõikidel on juures alati midagi, kas siis mingi tunnetuslik, ma ei tea, mingi selgeltnägemise teema, vaata, et nagu midagi nagu toetab neid sellel teel ikkagi nagu, et lihtsalt mingi kaarte passima ei hakka nagu. Et igaüks pidi meist ikkagi olema nii-öelda nagu tunnetajad siis, aga lihtsalt, et ongi osadel ei ole see nagu nii avatud, ju siis ei pea niimoodi olema. Et minule kunagi üks ennustaja ütles, et vaata, et nagu, et sina saad küll inimesi aidata läbi oma kätega. Et küll mitte nagu mingi ala, vaata mingi kaarti tegemine, aga oma kätega, siis mul oli mingi, mis mõttes kusjuures see on huvitav, mul on ka seda öeldud. Ja ma olen nagu mõelnud, et mis mõttes nagu... Jaa, mul oli sama, et mis mõttes nagu, ja siis ütles, et näiteks nagu reiki, vaata. Et ja ma mäletan hästi seda, et nagu ma selle tollaegse kutiga, vaata, kui ma koos olin, siis ma näiteks, ma ei tea, tegin midagi, ma ei tea, kas siis, ma ei tea, masseerisin midagi sellist, ta oli nagu mingi, oh my god, see aitas, vaata. See on nagu see, et kas see on nagu see, et sa usud, et sa aitab, või sa nagu tõesti tahad, et vaata sa aitaks, et mina ise aga nagu ei ole küll nagu... See on oma inimese see värk, ma arvan, sest mul oli näiteks vanaema alati ütles, mu pea valutab, ma ei tea, mis iganes, siis ma tegin ka talle seal mingi peamassaaži värki. Siis ta ütles ka, et mul enam ei valuta, ma olin ka mingi, et see on mingi placebo, ma arvan, et see on see mingi vahetu kontakt oma mingi lähedase inimesega ja siis mingi all good, kõik on hästi nüüd. Ja. Et seal nagu, ma arvan nagu, et midagi ikka meis kõigis on, lihtsalt ongi, et kas siis on nagu piisavalt avatud või ei ole, ma arvan. Et kui pea valutab, siis võta TikToki ja nice. TikToki. No, et sa usud, et see võtab peavalu ära. See on mingi roote võtma. Jälle mingi nali minu mõttes, kus päriselt TikTok aitab. See oli nii hea nägu. Ma olin jumala mingis küsimärk täiega. Aga mida sa maavälisest elust arvad? Usud või ei usu? Ma arvan, et kindlasti kuskil on midagi. Vaata, ma arvan, et inimkond on nagu ise kujundanud selle enda jaoks selles mõttes valesti, et nad ei pruugi olla need ovaalsete peadega ja silmadega need mingid ufod, on ju. Või no need tullukad nii-öelda. Ufo on ikkagi see lendav objekt, on ju. Et nad tulevad nende mingi plekkpannidega lendavad siia. Seda ma nagu ei usu. Me istume fooliummütsidega. Aga nagu, noh, vaata, kuna me teame ju ikkagi nii vähe, me teame nii vähe planeete, me nagu vaata, kui palju neid galaktikaid, universumeid juba. No meie inimkonnana teame vähe, aga me ei tea, mis Area 51-is toimub. No jah, see on ka väga põnev, aga just nagu mõtlengi, et meie aju ei suuda isegi hoomata, kui suur on see mingi maailm üldse. Noh, meie maailm. Jälle meil on see, et me teame oma mingit kindlat asja, siis minu jaoks on juba selle suurus juba nii, nagu öeldakse, mindfuck ausalt öeldes. Siis nagu sa lihtsalt ei hooma seda ära, et kindlasti kuskil midagi on. Aga see on jah see, et me ei tea nagu mis kujul, mis näol, millised. Jaa, ei, ma usun ka seda. Ja ma just siin hiljaaegu, ma ei tea, kas see on äkki nädal tagasi või midagi sellist, sattusin Kirsti Timmeri nagu mingi storysid vaatama ja siis keegi oli Q&A's küsinud, et mis ta arvab nagu maavälisest elust. Ja siis ta ütles selle peale, et kindlasti on olemas, et kui me selle aasta lõpul nendest midagi ei kuule, siis järgmine aasta kindlasti. Ja see oli nagu mingi nagu oh my god, vaata, mis see nagu tähendama pidi, vaata. Et noh, mingeid asju kindlasti juba liigub, vaata TikTokis mingid, ma ei tea, mingi lendavad objektid, vaata, mingi taevas, mingi valgusviht ja kus see tuleb ja mingi na, vaata, kõik siuke stuff tegelikult hullult liigub ringi ju. Aga nagu millel ei ole mitte mingisugust selgitust. Just. Et hästi nagu huvitav, et ma ei tea, et noh, pigem ma usun ka, aga ei tea, mis kujul ja kes nad on sellised ja no väideta on pidid targemad olema, et kas neil on nagu, kas nad on mingi, kas nad tulevad nagu, näiteks kui nad tulevadki maa peale, et kas nad on nagu sõbralikud või? Kas nad tahaks nagu, äkki nad on need chat-GPT-d? Ei! Ma just mõtlesin,
mida sa nüüd ütled, et kas sa ütled, et see on nagu, vaata, kunagi oli see film, mida me väiksena nägime, issand, jaa, see issand. Marss ründab, vaata. Issand, jaa, kes teab seda filmi? Saad aru, see on reaalselt mu lapsepõlvetrauma. Mul ka. Ma nagu mäletan seda, et ta võttis mingi näpu ja ta näris seda näpu. Ei, seda ma ei mäleta. Ta nagu tegi selle nätsuga, vaata, nagu näris seda niimoodi. Jaa, oli, okei. Ta lihtsalt, ta oli täiesti tuim, aga ta nagu näris nätsu nagu niimoodi. Ja tegelikult oli see, et nad veel nagu näitasid välja, et nad tulid nagu heade kavatsustega. Jaa. Pärast hakkas mingi hull sõda pihta lihtsalt. Täpselt, kõik said, mingid president ja kõik said kuuli seal lõpuks. Issand jumal, see on nagu või no mitte kuuli, neil olid mingid veidrad püssid. Kuuli. Nojah. Aga oota, innustustest ma tahtsin seda rääkida. Kas sa pendliga oled ise vaat, ma ei tea, minul vähemalt oli küll, ma mäletan lapsepõlves seda, et vaata tüdrukud on ikka see, et ma tahan vaadata, et kui palju, mitu last ma saan ja mingi nii ja naa, on ju. Kas sa oled millegagi teinud pendlit või? Oma esimese pendli ma sain seal universaaluniversumist. Vaata mäekristalli oma ja no ma olen kuulnud ka, et vaata mingite sõrmuste ja mingi siukest asjadega panevaga niidi otsa ja midagi siukest või selle kaelaga otsa, vaata, aga seda ma ei ole nagu teinud. Ja kuidas sul oli, et edasi-tagasi ja et kas siis on jah ja kui hakkab ringi keeritama, siis on ei, on ju, ja ma ei tea, mis seal. Ja kusjuures mina olen aru saanud, et sa võidki ise nagu seadistada oma pendlit, et nagu nii-öelda justkui teed mingi diilid, aga et sinu jaoks ongi see edasi ja tagasi on näiteks jah ja ringi, kui ta käib, on ei, on ju. Ja siis ta hakkabki nii-öelda sinuga suhtlema, aga ma mäletan seda, et kui ma tegin enda sõbrannaga kunagi kullast sõrmusega, see pidi just kullast sõrmus olema, siis meil ei olnud kullast sõrmust. Ja ma isegi seda ei mäleta, et kumb meist nagu vanematelt siis selle kullast sõrmuse ära rottis oli. Ja me tegime ka, küsisime ka mingeid küsimusi ja ma ei tea, mingi töö ja mingi laste ja perede asjade kohta. Ja järgmisel päeval, kui kuule, mul oli veel küsimusi siin ööga, on ju. Ja kui me läksime seda sõrmust võtma, siis see sõrmus oli täiesti pudiks. Ja me kumbki nagu ei tea, nagu, et vaata, see on see, et kui sa nagu lapsena mõtled, et okei, nüüd me jäime vahele, et keegi vanematest sai siis aru, et me võtsime seda sõrmust, on ju. Siis on see, et nad ei teeks seda ise katki, ju. Appi jõudne. Ja siis me olime ka, et mis me nüüd teeme, on ju. Et kas see nüüd oligi nagu märk nagu sellest, et nüüd me tegime midagi halba, et lapsed ei tohiks üks asjaga tegeleda, on ju. Või nagu vaimude väljakutsumine või mis iganes asjad väiksena, on ju. Et vaata, kui sa ei oska, siis ära näpi. Et see on ka siuke asi, mis mul on nagu täiega meelde jäänud ja alati, kui kuskil nagu siukseid teemasid arutatakse, siis ma ikka vahest räägin seda, et see on nagu nii ka, mis asi see oli nagu. See kõudne. Väga creepy nagu. Aga jaa, pendliga on täpselt sama nagu nende kaartidegagi. Nad kas räägivad või ei räägi. Et me tegelikult siin lõpupoole kindlasti räägime oma isiklikest kogemustest ka, aga vaatame, et see universaaluniversumis tuli ju mingi, me kutsusime teda pendlimeheks, vaata. Aga ka tal vist oli midagi seal, mingi pendel ja ma ei tea, mis iganes seda rääkis. Oli küll jah, ta isegi pani seda nagu palus kätt, on ju. Mitte, et ta oleks põlvega laskunud, aga palus kätt, et ta on nagu sinu käe peal. Hoidis seda pendlit ja küsis ka mingeid asju. Ta tegelikult nägi välja küll selline, nagu kes võiks tegeleda sellise asjaga. Jah, aga ma ei mäleta, mida ta ostis või miks ta seal käis. Miks ta seal käis ja ühesõnaga, lõpus räägime. Ja maavälisest elust rääkisime ja siis kindlasti puudutame ka kummitusi usuda. Ma arvan, et ma nagu... vaata, see on ka jälle see mingi rumal mõtlemine, et kummitus on nagu mingi, nagu ongi mingi kogu või ma ei tea, inimene või mis iganes. Energia. Pigem ta ongi energia või mis iganes asi, on ju. Et mul ei ole endal nagu väga palju nagu kogemusi siukse asjaga, et ma ei ole nagu näinud, ma olen küll tahtnud näha, et kui lähedane inimene on lahkunud või mis iganes, et siis ma olen ikka mõelnud, et ma tahaks küll näha. Et kas või mingit viirastust või ma ei tea, mida iganes vilksamisi kuskilt tahaks näha. Aga ei ole reaalselt ja ma ei tea, kas ma ei ole lihtsalt vastuvõtlik või ma ei tea, või ma pole energeetiliselt õiges kohas või ma ei kujuta ette. Mina ei ole näinud. No aga siis võib-olla on nagu see ka, et kui lähedane inimene nagu, või sa oled just palunud, et lähedane inimene, kes on lahkunud, vaata, ilmutaks, siis ju ta ei ilmutagi sellepärast, et ta on lihtsalt rahul.
noh, milleks vaata. Ja no mina olen jällegi kuulnud ka, et elavaid tuleb rohkem karta kui kummitusi, seega ma usun, et kummitused tihtipeale ei ole nagu kurjad tegelikult, vaid et ma arvan, et nendel on ka mingi oma lugu jutustada. Et kes on, ma arvan, tigedad, siis neid on aetud kuidagi tigedaks või nad on nagu nii rahulolematud. Sest ma mäletan, et kui ma kolisin Tartusse ja vaata, see ei olnud nagu tavapärane kortermaja. See oli kunagi olnud ikkagi nagu meditsiiniasutus, on ju. Ja seal olid ikkagi, ja need korterid olid kõik Vastid, miks sa hästi, tahtsid seal olla? ma jõuan sinna, et vaata, seal korterid ei olnud ka nii, nagu näiteks mul praegu on, et kõik korterid on igal korrusel täpselt samade tubadega, on ju, ja nii edasi, on ju. Aga seal olid kõik korterid täiesti oma nagu näoliste ruumidega, noh, Jaa, mis see on oli täpselt see, täiesti, et mingi haigla see oli mingi koridorides WC, mingid põhimõtteliselt koridori lõpus ju. täiesti ja nagu korteri täiesti teises otsas, on ju. Jaa. Et muidu ta iseenesest oli üliäge nagu siukeste hästi kõrgete lagedega ja siuke võlvlaed ja hoopis nagu omanäoline. Aga vot ma mäletan, kui ma sinna kolisin, siis ma küll korraks mõtlesin, et okei, see on veits nagu creepy maja. Aga sest et seal üleval korteris oli ju täiesti just see operatsioonituba. Oh, issand. Ma tegin See ei hullu. olegi rääkinud seda lugu. Ei ole. Ei. Seal olid jah ikkagi nagu siuksed suured saalid või vastuvõtu need ruumid, operatsioonisaalid ja ma ei tea, mis kõik siuksed jutud on. Ja siis ma küll korraks mõtlesin, et seal võib küll, ma ei tea, mingi poltergeist olla, on ju. Pärast hakkavad asjad lendama või midagi, aga ja ma olin ju seal põhimõtteliselt ju kogu aeg üksinda. Ja mul ei tekkinud üldse sellist tegelikult hirmu, et ma kardaks seal, ma ei tea, üksinda magada pimedas või midagi. Ja kui ma veel kassi ka võtsin, siis ma mõtlesin, et raudselt kass hakkab mingi vahtima, see on mingi nurkadesse ja seintele peale ja mingid siuksed Sest kassid näevad vaime. No jah, nad nagu tunnetavad rohkem võib-olla neid, ma ei tea, mingeid asju, aga ei olnud ka. Ja siis see võib-olla andis mulle rohkem nagu julgust ka. Ühe korra oli selline olukord, kus see elektripliit läks öösel, ma ei tea, täiesti lolliks, et hakkas karjuma. Aga noh, vaata, see on jälle see, et nagu see realist sinus hakkab mõtlema, et võib-olla mingi elektri, ma ei tea, lühis või ma ei tea, mis iganes. Siis ma läksin kilbi juurde, lükkasin välja kilbist, panin sisse tagasi, kõik oli okei. Läksin magama tagasi, aga mul ei olnud ikkagi seda hirmu nagu. Nojah, vaata, leidsid seal oma kodu tunda, sest nagu... Aga ma olen nagu lugenud netist, et seal Toomemäel Tartus tehakse ju neid kummituste mingisuguseid üritusi, kus nagu kõnnitaksegi läbi nagu need mingid kohad seal, kus on nähtud, ma ei tea, mingisuguseid kummitusi. Vaata, seal oli see Toomkiriku varemed ka, on ju, ja et seal tehakse siukseid nagu ringkäike või asju. Et siis ma olen küll mõelnud, et tegelikult on creepy. Issand, no ma ei tea, issand see kodulugu, ma ei tea, see ma ei mäletanudki, et see on mingi hea vana haiglahoone oli. Sellepärast sa ei tahtnud ka mul üldse külas käia? Ei, see ei olnud sellepärast. No nagu ma ikka siiamaani tegelikult mõtlen selle peale iga kord, sest tegelikult Tartu ei ole ju tegelikult kaugel, aga tegelikult on kaugel. See on nagu see samasugune, aga teistsugune. Et ma ei tea, lihtsalt vaata tollal ajal nagu, esiteks ma ju töötasin hästi palju, on ju. Mul oli tööd hästi palju ja no ongi, ma jäin võtta rasedaks ka ja siis mingi 2 tundi sõitu natuke peale, nagu see ei tulnud kõne alla, aga mul lihtsalt jalad lihtsalt meeletult läksid põistavad, mäletad? Või nagu jäid pakudal. Aga no ma ei tea, ma sõitsin küll kogu aeg, ma ei ütleks. Aga muidu nagu selles mõttes, kui ma seal nagu, ma ei tea, 2 korda vist käisin või? Siis mul oli seal küll okei tunne. Lihtsalt jah, nagu see korteri nii-öelda nagu, kuidas seda siis nimetatakse, nagu see nii-öelda see plaan või? Oli küll huvitav. Et nagu siuke nagu piklik korter. Nagu täpselt siuke piklik korter. Kui sa ütled, et see veel haigla hoone ka vanasti oli, siis ma kujutangi ette siukest rõvedat mingi pikka koridori lihtsalt. Ja, hästi veidra kujuga oli see korter. Ja nagu... muidugi laed ka, vaat siuksed nagu mingid kumerad siuksed, vaata. Ja. Mitte nagu nurgelised nagu meil siin, ma ei tea. Tavaline kuubik on ju. Hästi huvitav. Aga selles suhtes, et jah, et sul ka ei ole kogemusi, siis mul ka ei ole nagu otseselt nagu mingid kummituskogemusi kui selliseid. Et mina olen kimpus olnud luupainajatega. Et kõik see, mis on seotud selle uneparalüüsi ja kõiki sellise asjadega, siis tegelikult jällegi internet kubiseb sellest, et need tegelikult on mingisugused hinged, kes, ma ei tea, võtavad sult energiat ära, on ju.
sest nad tunnevad, et sa oled nõrk või kuidagi nagu open, on ju. aga võta siis näpust, sest et mul mingil ajahetkel nagu tuli täiesti lambist. Noh, täiesti lambist ja mul oligi nagu reaalselt siuke tunne nagu, et kas keegi nagu ükskõik, kus ma magama jäin, ma nagu nägin seda või nagu jällegi nii keeruline on nagu seda seletada. Ma nagu ei näinud seda, aga ma tundsin seda ja iga kord, kui see tunne peale tuli, see raske tunne peale tuli, siis ma nagu mõtlesin, et oh my god, et see tunne tuleb jälle, vaata. Ja olenemata, kus ma olin, ma tollal elasin Mustamäel, on ju. Siis mul tuli seal maal, on ju. Ja see on ka üks esimene kord, kusjuures mul tuligi see luupaina kogemus siis, kui meil esimene koer ära suri. aga noh, vaata, sa ütledki, et see on mingi hingeline teema, on ju. Aga kas sa mäletad, et kas sellel ajal, kui sul see näiteks tekkis, kas sa olid siis veits mingi kuidagi, ma ei tea, ärevuses või depressioonis? Otseselt ju ei olnud, sellepärast et ka mul tekkis selline olukord siis ka, kui ma rase olin. Ja mul oli kõik väga hästi. Selles suhtes ma olin õnnelik, vaata. Ma väga ootasin seda, et ma rasedaks jäin, on ju. Kõik siuksed asjad, vaata. Mul oli nagu väga heas kohas elus. Aga lihtsalt jah, vaata, ongi see, et ka rasedus on mingis mõttes ikkagi nagu, vaata, võtab nagu energiast nagu maha, vaata. Ma ei tea, võta siis kinni. Vaata, sina tead ta tahtis ja kõige hullem, nagu jällegi me jõuame sinna kohta veel, on ju, aga kõige hullem on see, et ta tahtis mu beebit ära võtta. Reaalselt, ta tahtis kõhust, ta hakkas mu kõhtu tirima nagu, ta tahtis mu beebit ära võtta. Ülikreepi. Sest muidu nagu tegelikult ju arvatakse, et see, sina tead neid unefaase, vaata. Et sa ükskord rääkisid midagi neist mulle, et nad ikkagi, teadjad ikkagi ütlevad, et see on häiritud selle REM-une tõttu. Et see ülemineku faas, et nagu sellel ajal nagu tekib see, et justkui nagu keha ärkab enne, kui ärkab aju või vastupidi. Ja sest et ongi nagu see, et sa teed silmad lahti, aga sa ei saa liigutada. Ehk siis nagu mina küll kedagi otseselt ei näinud, ühe korra nägin, aga siis see oli ka nagu siuke hästi creepy, nagu creepy. Et ma ei tea, räägin ühe kogemuse siis ära näiteks, et kui ma seal Mustamäel elasin, siis oligi nagu vaata, seda ma ei mäleta, kas ma olin rase siis juba või mitte, vist mitte. Ühesõnaga, ma tundsin, et see tunne tuleb mu peale, see kõik algas nagu jalgadest, ta tuli nagu jalgadest ülesse poole, nagu rinnaku poole ja mul oli reaalselt see tunne, et oh my god, see tunne tuleb peale, ma ei taha vaata, aga sa ei saa liigutada enam. Sa nagu ei saa liigutada enam, ainus, mis liigub, on su silmalaud nagu, et sa oled nagu tardunud, aga nagu su silmad käivad, aga mitte kedagi sa ei näe. Sa näed, nagu sa tajud seda tunnet, aga sa ei näe mitte midagi. Ja mingil ajahetkel oligi see, et nagu ma oma peas mõtlesin, et nii, nüüd ma koondan kõik oma jõu ja ma lihtsalt nagu rabelen ennast nagu välja sealt, vaata. Ja ma tulingi sellest niimoodi välja. See oli nagu tegelikult uni, on ju. Tegelikult see oli kõik nagu uni justkui. Et ma nagu viskasin teki nagu minema, jooksin nagu sinna koridori vaat välisukse juurde ja vaata, mäletad, kui sa ukse sisse tulid, siis seal oli peegel, vaata kohe, on ju. Ja ta tuli sinna peegli ette ja ma koputasin naabrite uste peale nagu, et ma tahan nagu abi, vaata. Ja saad aru, see kuju siis nii-öelda oli messost, ta oli full kiilakas, ta oli nagu albiino, ta oli täiesti valge. Ja saad aru, ta tegi oma suu lahti ja ta suu oli nii suur, et ta põhimõtteliselt nägu oli tema suu ja ta lihtsalt täiega nagu kriiskas. Järgmine hetk oli see, et ma ärkasin üles, vaata nagu kiljudes. No vaata, saad aru, see oli nii creepy lihtsalt. Appi. Aga vaata, see ongi see, et see oli esimene ja viimane kord, kus ma seda nagu nii-öelda nagu mingit siluetti kui sellist nägin, aga nagu mitte kunagi pole näinud nagu, et lihtsalt olen tajunud seda tunnet nagu. Õudne. Mul vist on ka kunagi tulnud, kui me veel elasime vanemate juures, aga ma kuidagi tunnetasin ette, et see tuleb ja ma hakkasin kohe liigutama ja mul läks üle. Et ma ei ole nagu päris kogenud seda, kui see päriselt see paralüüs peal on. Ja kusjuures see on good point, sest et nagu unenägudegagi, sa pead ennast alati liigutama. Vaata, on tihtipeale on see, et kui sa näed mingit unenägu, sa ei taha seda enam näha, on ju, siis sa paned silmad kinni ja sa näed seda edasi. Sa pead alati liigutama.
selle uneparalüüsiga on täpselt sama teema, et kui sa nagu tunned vähekenegi, et see nagu hakkab peale tulema, sa pead liigutama kohe. Mul on mitmeid kordi olnud ja seda nagu. ma nagu netis, kui ma olen lugenud selle kohta, siis öeldakse, et selili magamist vältida vist. Enam, mina saan selle väite ümber lükata, et enam see nagu vahet ei ole, kuidas oled. Mina olen nagu mingi ajahetkel hakkasin kogu aeg külili vaata magama, kui mul tuli seal samal sinu naabrina tuli külje peal olles ka see tunne peale, nii et mis on kõudne. tundub lihtsalt, et jah, et nagu, aga jällegi ma ei tea nagu, ma ei tea, see on ka siuke uskumuse asi minu meelest, et kõik see tegelikult see teema on ju nagu uskumine, et sest vaata, ma mäletan, vaata, kui meil see Pontu nii-öelda ära suri, on ju, et meie esimene nii-öelda lemmikloom koer, on ju, siis vaata, mul tuli esimene kord, siis tuli see nii-öelda uneparalüüs kui selline peale, on ju, ma ei saanud aru, mis asi see on, vaata niimoodi. Ja ma mäletan seda, et vaata vanemad ütlesid, et sa pole nii ammu nagu ta haual käinud ja mine panna talle küünal, vaata. Ja ma käisin ja ma panin, aga vaata tollal me elasime universaalis, okei. Ja põhimõtteliselt elasimegi, et olime tööl seal universaaluniversumis ja seal oli need unenägu debüüdjad, vaata. Ja siis sa tõid äkki vist koju meile need, panime vaata peade kohale, mäletad, panime nagu magamiseks. Ja peale seda, kui ma selle endale nagu nii-öelda nagu ülesse sättisin, siis mul ei tulnud enam mitte ühtegi seda peale, nii et see on ka jällegi uskumuse asi ju. Nende unenägude püüdjatega pidi see olema ka, et see pidi kinkides nagu toimima. Et kui sa ise ostad, siis ei pidanud toimima. See on ka siuke võta nüüd kinni, vaata. Mis see siis mingi, palun kingi mulle see mingi, palun kingi mulle, see on natuke imelik ja. Aga... ja pluss unenägude püüdjatel on see kivi või mingisugune asi seal võrgu keskel. Mina olen kuulnud, et selle peab ära lõhkuma. Jah, sest siis ei ole seda pointi ju. Ja et seal ongi see, et head unenäod pääsevad sealt läbi. Jah, aga kui sa seda uneparalüüsi kogesid, siis kas sa ütlesid nagu, et justkui see oli nagu unenägu ja sa nägid seda veidrat valget meest, on ju, siis nagu netis vaata kirjutaski, et need on tegelikult nagu hallutsinatsioonid. Et nad alati inimesed näevadki mingit üleloomulikku, mingit olendit, ühesõnaga mingit teemonit, kes lämmatab, hirmutab, kaasneb mingi survetunne ja mingi hingamisraskused, on ju. Ja siis mul tuleb kohe meie see tädilugu meelde, kes nägi reaalselt, et mingi kass, neil ei olnud too hetk ühtegi kodulooma, et kuidas magamistoa uksest tuligi kass, ma ei mäleta, mis värvi ta oli. Ühesõnaga see ei mängi väga rolliga. Must. Et tuli kass, hüppas talle ka vaata rinnaku peale ja tal oli ka selline tunne, et ta ei saa hingata, tal tekkis nagu see hapnikupuudus ja ta ei saanud kedagi hüüda, kuigi ta kuulis, et keegi lastest oli kõrvaltoas üleval ja ta ei saanud hüüda kedagi happi. Et nagu jällegi siit kõik asjad jooksevad jälle kokku. Jaa, täpselt. Pluss vaata siis nagu hakkad jälle mõtlema, et onu veel oli, ta magas ta kõrval ja ta ei saanud isegi küünarnukiga nagu sutsida teda, et kuule ärka ülesse. Issand, seda ei mäletanudki. Aga nagu samas jällegi, kui ma mäletan, siis kui ta seda lugu rääkis, siis juba teades neid lugusid, mis üldse seal korteris nii-öelda toimunud on, selle kõige nagu taustal vaata, hakkad nagu mõtlema, et okei, seal korteris küll midagi on nagu. Aga samas jällegi vaata, kui sellel ajal nad rääkisid, siis me kõik olid mingid, okei. Suht õudne küll, aga see on nagu pigem, nagu ma ei saa öelda, et ei usu, sa ikka enda inimesi ikka usud, on ju, lähedasi inimesi, aga vaata, siis oli see kuidagi nagu, ma ütleks, et seal hiljem hakkasid nagu hullemad asjad toimuma nagu, et muidugi jällegi see ei ole ka tavapärane mingisugune kortermaja, see on ikkagi vanamaja, mingisuguse hoopis teise ajalooga. Jaa, puit vaata jällegi, salvestad mingid energiat, kuigi ta oli vist mingi vana nii-öelda, mingi koolimaja ja seal toimus mingid õpetamised, vaata mingi niisugused asjad, aga kuskil oli ju mingi, tollal ajal oli kindlasti ju mingi puhkeruum, või mingisugune, kus nad ööbisid, on ju, need mingid õpetajad siis, et võta siis kinni,
aga nagu, aga vot seda ma küll usun, et seal midagi oli. aga Või sa midagi sellesse on. usud, et need inimesed, kellel nagu juhtuvad need asjad, et nad ongi vastuvõtlikumad neile asjadele või? Pigem ma arvan ikkagi jah, sest et vaata, seal oli ka ju, et osad nägid ja osad ei näinud. Et kui midagi nagu peaks ikkagi nagu olema, siis võiks ju kõik näha, onju. Aga ju siis see kummitus valis nemad välja, sest et nad võib-olla olid nagu sellised nagu, kas just nagu nõrgemad, aga võib-olla vaata nagu sai nagu neile anda, sest et te mäletad, need kaksikud ju nägid ju laenurgas ju sedasama naist, kellel polnud silmi ju. Issand, seda ma ei mäletanudki niimoodi. Ja no ühesõnaga, räägime siis selle loo ka ära. Põhimõtteliselt tädi ja tädi üks poegadest siis nägi siis pidevalt öösel siis magamise ajal või midagi siukest naist, kellel polnud silmi. Literaali, tal nendel silmade asemel olid jälle mustad augud. Niimoodi öeldi, onju. Ma ei kujuta ette, see on ikka täitsa pekkis ju. Nagu selles suhtes ikka, et ma ei tea, kui mul oleks niimoodi, ma situks ma vist ei magaks kunagi enam. Et ühesõnaga, see on nagu veits disturbing, onju. Ja ainult neile kahele. Kuni siis tuli teine poegadest oma lastega, kaksikud olid, onju. Ja siuksed pisikesed, vaata. Ja ka jällegi räägitud, kummitused väga hästi võtavad lapsi ja kõik lapsed ja kassid on ju üldse loomad näevad on ju neid kummitusi, et siis need reaalselt nagu mingi näitasid näpuga mingi korteri, mingi toa, mingi üles laenurka, et sa oled mingi tädi ja sa näitasid silmasid ja. Ja siis ongi see, et lapsed sellepärast ei tahtnudki ööseks jääda vist on ju. Midagi siukest oli ja issand, mul tuleb kananahk juhu peale, see on lihtsalt nagu, see on nüüd küll see teema, vaata, mis nagu mul on nagu mingi jeerum. Nagu... Ja, no veits creepy ikka. Noh, ja siis korduvalt ju tädi on nagu kuulnud, et on sammud, on ju, ja et keegi köögis konkreetselt kolistab nõudega, vaata, mingi valib mingid kahvlit või mingid siuksed asju nagu, sellised asjad ei toimu niisama. Minu arust kõige õudsem oli see, kui nad istusidki nagu perega koos elutoas, mingi rahulik õhtu, kõik jutustavad üksteisega juttu ja siis äkitselt käis köögis mingi räige litter. Nagu midagi oleks täiega kukkunud või ma ei tea, katki läinud või et algus läks üks vaatama, vaatab, et nagu midagi ei ole, siis läks teine ka, et vaata, et noh, lähme koos on ju, et neli silma, nagu nii-öelda neli silma on ju. Ja siis seal ei olnud mitte midagi, aga nagu kõik toas olijad kuulsid seda. Kuule, aga mis teema sellega oli, et võt see mingi double hääl oli? Ma ei mäleta. See oli mingi siukene teema, et umbes keegi nagu midagi rääkis ja siis kas mitte ei olnud nagu et umbes alla nagu, et keegi nagu rääkis, ta kuulis nagu hääles nagu kahte häält, vaata. Ja siis Jaana pistis ka karjuma, vaata. Mäletad, oli ju midagi. Natukene. Kuule, me saame kindlasti nende käest küsida, nad ju tulevad meile siia. Rääkisime esimeses episoodis, et tahame oma 2 sugulast kutsuda. Et üks nendest ongi need. Saame kohe rääkida sellest loost, et kuidas see nagu tegelikult oli. Et ta reaalselt ta pistis lõugama ja ma nii hästi mäletan seda, kuidas ta tegi järgi seda. Kuidas lõuga. Ma ei kujuta üldse, kuidas ta lõugama hakkas seal nagu niimoodi, aga nagu see võis väga creepy olla. Ma kujutan ette. Et reaalselt nagu mingi nagu double hääl oli. Ma ei täiesti anomaalia, mina ei tea. Aga nagu jällegi minu jaoks on ju põhimõtteliselt see tädi on nagu mingi teine ema, on ju. Ma ei tea, kui palju me oleme reaalselt selles korteris nagu viibinud ja meil ei ole mitte ühtegi halba energiat, mingit olekut, mitte midagi tundnud. Kõik on ainult head emotsioonid olnud. Ja nagu siiamaani, et kui me läheme sinna näiteks, jääme ööseks ja oleme seal, meie ei tunneta seal kunagi mitte midagi. Isegi kui vaata ongi nagu onu on lahkunud, on ju, ja on neid inimesi veel, kes on vaata lahkunud, siis
ikkagi sellest olenemata, vaata jällegi me usume nagu seda, et ikkagi omad nagu hoiavad, pigem omad hoiavad kui see, et nad nagu, ma ei tea, hirmutavad, sest et nagu me peame ikkagi uskuma seda, et elavaid tuleb karta, kummitusi siiski mitte, onju. Ja see, samas seda nagu usub ju tädi ka, et kui seal ongi keegi, siis nad kaitsevad lihtsalt. Täpselt, sest vaata, ma olen ju ka jällegi, nüüd saame edasi minna, onju, et unenäod on üks ka selline asi, kus nii-öelda peegeldab siis meie nii-öelda võib-olla alateadvus või mingisugused energiat seal ka täpselt samamoodi liiguvad, et ma olen ju korduvalt näinud ka, onju, noh, onu ikkagi, noh, kes on siis juba tegelikult onju lahkunud meie seast, aga nagu unenäos ta ju eksisteeris, ta oli rõõmus, noh, kõik nagu oleks nagu reaalsus, aga tegelikult ei olnud, onju. Ja sain unes veel aru ka, et kuidas sa siin oled nagu. Et ka see näitab nagu seda, et ta tegelikult nagu ei ole halb. Ja see on ka huvitav, et näiteks sina nägid selles unenäos teda hästi nagu noorena, Ja. kuigi ma ei mäleta teda Ja nagu mina nii ka ei noorena. tea. Ja mina ka ei tea. Aga siin, kui mina ükskord vaatasin Kirsti seda ka mingit story't ja siis ta ütleski, et lahkunud valivadki nagu selle kehastuse, kus nad end kõige paremini nagu tundsid. Et see on ka nagu huvitav fakt, et kui see nagu ongi nii. Jaa. Ja see vanaema uni, mida sina nägid, selle peale ma nagu päris tihti nagu vahest kuidagi jääd mõtlema. Jaa, no ma olen vanaema näinud siis nüüd 2 korral unes, onju, et üks oli see, kus ta oli nii-öelda see justkui nagu ärasaatmine. Ta oli mingi, ta oli nagu mingi siuke noor kepsutaja, tead, mingi lokid keeranud ja ta hullult keerutas ja tantsis seal ja kõndis, onju. Ja me nagu kõik teadsime, et see on viimane ringkäik nagu, kus me nagu liigume. Ehk siis mina nagu pigem nagu mõtlen sellele unenäole tagasi, et see oli ikkagi nagu see viis, et ta nagu jättis minuga nagu hüvasti siis, onju. Ja tõesti, ma nagu pikalt teda unes ei näinud, ei mõelnud ka, kuni siis selle hetkeni, et ma nägin teda vaata seal ühes nagu mingis korteris, kus ta oli siis vaata Tõnisega ja siis nagu koos. Noh, ja neid mõlemaid ei ole enam tänasel päeval, vaata. Aga nad nagu magasid koos ja olid nad siuksed nagu nunnu-blunnud, vaata. Ja vanaema ma tundsin ära, kusjuures ka üks fun fact, juuste järgi. Jälle lokid, blondid, kiharad lendasid nagu niimoodi nagu üle voodi ääre, vaata, tal oli see kombeks, et temale ei meeldinud, kui juuksed olid kuidagi õla all või midagi, tema jäi üle nagu selle diivani ääre nii-öelda, vaata, kui justkui on ja siis ma nagu tundsin ta nagu selle järgi ära, aga mina olen kuulnud seda, et kui unenäos sina nägu ei näe, siis ta võib olla ümber kehastunud juba. Aga näiteks huvitav, kui mina olen näinud, siis ma alati nagu näen. Jaa, no eks see vaata see uni oli ka vaata siuke, et nagu noh, mingi veits veider, vaata, miks ma üldse need nagu unes nägin või niimoodi. Ja muidugi vanaema ma nägin siis ka unes ju, kui nad seda kala tegid seal ju. Issand, see oli ka jumala huvitav uni nagu mingi, nagu oli nagu on ju vanaema koos oma mingi lastega, sugulased olid kõik seal on ju, ja siis ülilamp, seal oli mingi Tanel Padar, Ott Lepland ja mingid tuntud lauljad on ju, nad hakkasid kõik lõhe praadima seal, või mitte praadima, vaid ahjus tegema. Ja nagu reaalselt ma nägin unes, kuidas nagu ahjuplaadid täis lõhed lihtsalt kodulaudadel. Sul on mingi kõht tühi sellele. Täiesti veider nagu ja hull teema oli selle lõhega. Ja nagu ma nii hästi mäletan seda, kuidas nagu vanaema istus tabureti peale, ta nagu hullult itsitas, aga mulle nagu tundus, et teised ei näinud. See on ka ülihuvitav, et sa ütled, et teised ei näinud, sest mina olen ka näinud unes niimoodi teda, et kus meil on nagu ka sugulastega mingid istumised, asjad ja mina näen teda ja teised ei näe. Ja siis samas mina olen nagu nii õnnelik, et mina teda näen ja nagu, et see on lihtsalt nii huvitav fakt, et vaata, et mõlemad nagu niimoodi teda oleme näinud. Aga jällegi vaata, kui me teame nüüd, et unenäod on meie alateadvuse peegeldus, siis me ikkagi vist hoiame tast kinni. Raudselt. Sellepärast, et ikkagi nagu fakt on ju see ikkagi, et me ju ikkagi nagu ikkagi aastad lähevad ja me ikkagi mõtleme ta peale, vaata. Mina hästi palju mõelnud näiteks selle peale, et vaata, et ma täiega tahaks nagu seal köögis istuda ja kohvi juua, sest see kohvi, mida tema tegi, see oli nagu best. Jaa.
aga ma ei tea, mina olengi veits isekas, et vaata öeldakse küll, et sa ei tohi nagu kinni jääda hoidma ja sa ei tohigi taga nutta ja igatseda ja kõike seda, noh igatseda, see jääb meil niikuinii, onju. Aga just see, et siis ma vahest mõtlengi, et aga äkki ma tahangi isekas olla nagu. Ma tahangi, et näiteks, ma ei tea, et me kunagi veel kohtuksime või et kuna nagu hingeline see side oli nii suur, siis ma nagu loodan küll, et me kunagi veel nagu kohtume. Vaata, sinul oli vaata eriti veel see vanaemaga nagu see mingisugune bond või asi, vaata. Seda enam ma nagu 2 käega poolt, et noh, see ei kao lihtsalt ära, see on sinuga elu lõpuni, vaata. Et isegi kui inimene nii-öelda lahkub sellest elust, siis see paraku on lihtsalt selline nagu selline värk, et nagu keha jäi maha, aga hing ju tegelikult nagu ikkagi okei, ja ta võib liikuda, ma ei tea, mingi järgmistesse asjadesse niimoodi, aga nagu sina ju elad veel selles elus. Seega sina mäletad ikkagi teda sellisena, nagu ta oli, vaata, sinu elus. Et ja see on nagu igaühe enda otsustada, kui kauad või kui palju, kuidas, mis määral ta nagu hoiab seda hinge oma mälestuses. Sest sinu ühes unenäos oli ka seesama, kus oli see nii-öelda see justkui see hüvasti jätt on ju sinu jaoks, siis vaata lõpuks, kui ta läks teise tuppa riideid vahetama, siis ta hüüdis mind appi. Täpselt nii nagu eluaeg oli kogu aeg, on ju. Et kogu aeg oli see mingi, Erika, tule teeme selle ära, teeme seda, lähme sinna. Et ta nagu, ma olen nagu selle peale mõelnud, et noh, see oli küll sinu unenägu, mis on ka huvitav, aga see, et ta kutsus minu appi, kuigi tema läks ära, kuhu ma läksin siis? Või nagu, mis siis edasi sai? See on nii põnev. Jaa, väga huvitav tõesti nagu. Ma ei kujuta üldse ette, ma ei tea. Aga noh, unenäod, üldse unenäod ja kõik siukene värk on, vaata siukene, et noh, näiteks mina näiteks unenägusid tihti ei näe, vaat sellepärast ma võtan ka hästi tõsiselt seda, et kui ma nagu näen, siis ma alati mõtlen, et mis siis nüüd tähendas või mis asja, vaata. Ja minu viimane unenägu oli näiteks üldse sõjast ja see oli nagu mine pekki kui reaalne, et nagu sõda tuli ja see alarm ja kõik jutud on ju ja siis paar päeva hiljem seda, kui ma seda unenägu nägin, siis mul laps pani seda mingi YouTube'ist pani mingi video, vaata, kus hakkas see mingi alarm, vaata, siis ma olin mingi pane ära see. Nagu ma ei tahtnud seda kuulda, isegi see nagu kohe tuletas meelde, et vaata mõned unenäod jäävad väga hästi meelde, mõned lähevad kohe nagu põhimõtteliselt, ma ei tea, paari tunniga minema, vaata. Kas sa mõnda und oled näinud mitu korda ka? Ma niimoodi küll ei tule praegu. Mul nagu mäletan, ma ei tea, tiinekana oli nagu mingi unenägu, mida ma äkki nägin mingi 3 või 4 korda, mis on ka nagu mega huvitav, kuidas see saab võimalik olla, et sa näed ühte und mitu korda. Nagu päriselt. Ja see ei ole see, et sa nagu ärkad ülesse, ma panen korraks silma kinni ja sa näed edasi, vaata, siis sa näed edasi, aga see pole sama. See on ka rõve, see on tegelikult rõve, eriti kui tegu on mingi rõve unenäoga, siis ei taha seda näha, vaata. Kas sa oled näiteks unenäos näinud, et sind tapetakse ära või lastakse maha või midagi või? Jah. See on nii rõve. No pahatihti ärkad üles, siis sul on mingi käsi ära surnud või mingi jalg ei liigu, mitte midagi. Issand, see on nii kohutav lihtsalt. Ja ma mäletan seda, et nagu hästi soe tunne tekkis. No nagu selles mõttes, et ma mäletan, et ma sain hoobi, nagu keegi lasi mind püstoliga nagu külge, nagu kõhu külge, siia nagu, kus kõdi tehakse tavaliselt, vaata. Ja mul hakkas nii kuum sealt kohast ja märkasin üles, ma olin nagu mingi, mis asja? Nagu reaalselt, mis asja? Unes ma nagu tundsin seda kuumust, aga reaalselt polnud mingit kuradi kuumust ju. Mis on kui võidav? Et selles suhtes nagu, mulle tundub, et see unenäo teema meil praegu väga-väga tiipsin, aga vaata, see ongi jälle see, et läbi unenägude tihti peale need igasugused mingid anomaaliad ja mingisugused maavälised asjad ikkagi ju, no okei, võib ju öelda tegelikult, et kummitused ja kõik see energia on tegelikult maaväline mingis mõttes. See on ju meie ajule täiesti hoomamatu ju, mis, noh, ma ei tea, selline nägi tegelikult, mingi energia kogu, mingi on siin praegu, vaatame, mingi me ei näe mitte midagi, vaata. Jaa, issand seda. Vaata, osad inimesed näevad aurasid ju. See on ka huvitav. Sa laseksid enda aurat pildistada? Mis mõttes pildistada? Seda saab pildistada? Ma ei tea. Ei, mina ei tea. Ma oleks küll must. Sa vaatad must ja mustas. See on mingi, mis see on? Kus see tämärad emuue? Et ei, ma ei tea.
pärast on mingi orb kuskil. varsti on minek ka. sita naljad. aga muidu, kas sa üldse usud elu pärast surma? Üldse vaata nagu, nii palju on räägitud üldse vaata, et nagu noh, kõik need mingid surmalähedased kogemused ja niimoodi, siis elu pärast surma. Et kas sa usud või? tead, ma ütleksin praegu, et ma ei usu, onju. Aga miks? aga kui, vaata, vastasin. oota nüüd, mis kuradi anna aega atra seada. Ma olen lugenud kunagi ühte raamatut, vaata, et ongi surmalähedase kogemused, eks. jah. Siis enamus ütlevad, et neil tekib nagu peale õnnetust see ülikerguse tunne. Nagu see, et okei, sa ehmatasid, see õnnetus juhtus, onju, aga sa tunned ennast ülikergelt ja hästi. Ja siis ja noh, ma olen aru saanud, et nad isegi on, ma ei tea, haiglates, ma ei tea, oled opil, onju, et nähakse ennast nagu kõrvalt. Ma olen kuulnud neid selle lugus, jah. Ja näiteks, et nad näevad, ongi näiteks, ma ei tea, lahkunud sugulasi, lähedasi, siis see paneb mind uskuma, et nagu võiks olla. jaa. Aga lihtsalt see on nagu, noh, vaata jällegi, ma arvan, et meie enda aju hakkab siin nagu trikitama sellega, et see ei saa olla ju seesama, mis meil siin maises elus. Et see peab olema justkui ikkagi midagi muud. Ikkagi meie alateadvus. Jah, et ma arvan, et see natukene nagu segab seda. Et võib olla midagi taolist, et me ikkagi kuhugi oma, ma ei tea, energeetikaga läheme, onju. Noh, ma ei tea, kas see on siis taassünd või ei ole, onju. Seda me ka ei tea, mis meist saab, onju. Kõik siin räägime, et ma ei tea, karma ja elu nagu keerdkäigud, et kellena sa sünnid järgmisena ja kas sa oled oma elus need, ma ei tea, õppetunnid kätte saanud, milleks sa oled siia ellu sündinud, aga see on nagu nii deep teema. Jaa, sest et vaata, on ju küll neid inimesi, kes nagu reaalselt räägivadki tõsimeeli, kes nad eelmises elus olid, et nad mäletavad. Eriti kriipid on need lapsed, kes räägivad mingi, ma ei tea, näiteks sul on praegu, ma ei tea, 4-aastane laps näiteks, onju, ja siis ta räägib, et ma olin mingi, ma ei tea, laeva peal, seal mingi Titanic oli ja ma ei tea, läks põhja ja et kus ta peaks teadma seda täpselt, vaata. Et kui ta ei ole seda saanud kuskilt sotsiaalmeediast ega kuskilt. Või näiteks on mingid selliseid lugusid ka keerelnud, kus inimesed mingi lähevad opile, onju, ja siis opil tekib mingisugune komplikatsioon, onju, ja siis tekib tal nagu siukene, et ta vist korra nagu läks kooma, onju, aga ta tuleb sealt koomast välja ja ta räägib põhimõtteliselt täiesti puhtalt saksa keelt. Oh my god. Et nagu kuidas? Reaalselt, et nagu kuidas? See on küll huvitav. Et nagu, et ongi, et sul on mingi täiesti teine keel suus ja täiesti puhtalt räägid, siis nagu mõtled küll, et okei, kas sa said mingi teise elu vahepeal või? Nagu hingelises mõttes, vaata. Kuigi ta mäletab kõike nagu vaata mingi oma inimesi ja niimoodi, aga lihtsalt nagu jaa, nagu kus sa selle keele siis nüüd välja põlusid? See on huvitav, seda ma ei teagi. Et nagu hästi hirmus. No ma ei tea, mul vahepeal nagu ikkagi viskab seal TikTokis kõik erinevad lugusid ja vaat seal oli küll nagu ka nagu et tekib nagu selline nagu veits siukene nagu küsimärk, et nagu kuidas lihtsalt. Mina nagu ka, ma ei tea, minul nagu näiteks hästi tekitab paanikat see, kui ma mõtlen, et ma suren ära ja ma enam ei tea, mis edasi saab. Et nagu, võt, noh, et kui sa nagu mõtled, et oh my god, kui ma nagu peaks ära surema, siis mul nagu tekib paanika sellest, et ma ei näe, mis edasi saab minu lähedastega niimoodi, kui see surm ise. Et nagu oh my god, mind enam ei ole, vaata. See mind ei hirmuta otseselt, vaid mind hirmutab see, et ma ei näe näiteks, nagu, mis mu lapsel elus edasi juhtub. Nagu, mis edasi saab. Et nagu, ma olen alati mõelnud, et ükskõik mis, aga tegelikult tahaks nagu edasi näha, vaata. Aga no, ma ei tea, kas siis näeb või ei näe või nagu, mis üldse saab, kas see on pimedas, mis tunne siis on, kas üldse tunned midagi. Et see tekitab mul nagu täiega sellist nagu ahastust veits. Ja siin on jälle see, et jälle see meie, see rumal aju, et see mingi teadmatus hirmutab selle tunde ära. Seda ma ka ei usu, et meil tuleb, ma ei tea, mingi vikati mees tuleb oma mingi pika hõlstiga meile järgi, onju. Nagu Simsis, aga... ja siis rääkides sellest siis, kes vaatas siin täistundi, siis vaatas, mis nüüd oli seal see, et räägiti nendest psühhedeelikumidest ja kuidas seda nimetatakse, kus need igasugused mingi ketamiinid ja kõik siuksed asjad, ma ei tea,
maagilised seened ja mis iganes viivad sind vaata nagu mingisuguse ka jällegi mingi täiesti out of nowhere mingi maavälisesse teemasse onju. Ja sa reaalselt näed nagu ka, võib-olla näed ka oma mingeid eelmiseid elusid või midagi siukest. Ja siis seal nii-öelda tutvustas siis seda mingit neurovisorit, vaata, kus vilgutatakse vaata silmadesse, et sa saad selle sama kogemuse lihtsalt ilma nende psühhedeelikumideta, onju. Ja ma käisin seal ja seal niimoodi flash'is nagu niimoodi nii ilusaid värve ja reaalselt nagu minu mõte ongi, et kui surm on selline nagu selliste värvidega, siis see on päris hea. Nagu reaalselt nagu see oli lihtsalt nii ilusad nagu värvid ja toonid olid, et et lihtsalt nagu huvitav, et nagu jällegi kõik ütlevad, mingi, mis surma ei pea kartma, et see on ju nii, nüüd ta on paremas kohas. Kes teab seda? Kes teab, kui hea koht see ikkagi on? Nojah, siis on jälle need surmalähedased kogemused, kes ütlevad, et nii kerge oli. Aga sellest... Mul tuli tead, mis ma praegu meelde tuli või? See on nagu see TikToki see POV, vaata see. Vaata siis ärkab. Ja siis saad aru, seal oli üks oli see mingi, kui sa ärkad üles mingi põrgus, siis mingi reaalselt tuld ja laavad lendas. Nojah, see on see taevase põrgu on ju vastandidele. Ma räägin, noh. Aga nende värvidega ja selle kogemusega seotud küsimus, et tegelikult seda lastakse ju valgete leedidega ja see on tegelikult nii mindfuck, et see valged leedid tekitavad üldse inimesele mingit värvilist, mingit visuaali. Ja nagu saatejuhtki nägi seal, noh, kes ei ole seda saadet näinud, on ju, võivad vaadata kordusest, et siis... sinul tekkisid täiesti teistsugused värvid, kui sellel saatejuhil, kes seda koges seal. Ja nagu see on ka nii huvitav, et teie nägite nagu mingit värvilisi mingit pilte, aga keegi peaks siis nägema nagu mingit, ma ei tea, mingit nagu filmi või mingit inimesi või mingid muid olendeid nii-öelda või? Ma ei kujuta üldse ette vaata, sest et ongi nagu see naine seal kohapeal ütles, siis see, mis sa täna kogesid, kõiki neid värve asju, ei ole homme kindlasti enam samasugune. Et nagu ka jällegi siuke, et see ajukeemia ikkagi, et see kõik nagu teeb nagu tööd, kuigi ta peaks ju just aju nii-öelda välja lülitama ja ta mingis mõttes ju lülitas ka, mul ei tulnud mitte ühtegi mõtet välja arvatud sisse tõesti, et kui nüüd nagu, kui surm on nii ilus, vaata minu ootus oli ikkagi see, et nagu noh, et mis nii-öelda maaväline kogemus mul nüüd siis tuleb, vaata, mis tundeid see minust tekitab, et ikkagi läksin sinna nagu mingi eelarvamusega, onju. Aga tõesti, mul ei mitte ühtegi muud mõtet, ma lihtsalt vaatasin, oh my god, nii ilusad värvid. Aga isegi kui see tekitas sinust nagu sellel saatejuhil, et saatejuhil pisarad jooksid täiesti, onju. Ja. Siis nagu, kas sa tunned, et sa oled peale seda protseduuri nagu kurnatud või väsinud või sul on just siuke mingi kergustunne, et sa lasid midagi justkui endast nagu välja? No praegu selles mõttes ikkagi nagu ma arvan vara öelda, aga nagu tollel hetkel ma arvan mingi mitu tundi peale seda protseduuri kui sellist nagu oli tegelikult jumala chill, nagu oligi jumala chill, mul oli hea mingi tuju, kuna see oli vanalinnas ka, onju, siis ma mingi võtsin kohvi, jalutasin ringi, nagu mõnus oli tegelikult vaata siukene nagu noh, siuke chill vibe, onju. Aga on meil ikkagi reaalsus kohal. Et ikkagi nagu, ma arvan, et see ikkagi on protsess, et sa pead seda nagu ikkagi nagu järjepidevalt tegema, et tuleks mingi mõju või. Et sest 10 minutist sa saad lihtsalt seda aju, noh vaata seal see naine ütles ka, et aju saab meil kogu aeg nagu mõjutatud, vaata seda on nagu kära ja müra on nagu meil igal pool on just nii ümbruskonnas ja kas või juba see sotsiaalmeedia ja kõik on ju, et see 10-15 minutit aju tegevusel on lihtsalt nagu siuke väike restart lihtsalt. Aga jällegi, nagu seal saates öeldi, et sa võid saada sellest ATH-st lahti näiteks mingi nendest mingi probleemidest ja asjadest, et ma arvan, et see on ikkagi nagu jällegi pikem protsess, vaata, et sa pead nagu järjepidevalt tegema. Et huvitav kogemus ja aga nagu täiega ilusad värvid olid, nagu täiega ilusad värvid. Ma tahaks ka seda kogeda ikkagi. Tõmbame kuradi mašina ligi või?
ongi noh. hakkame vilgutama. diskoteega. Vilguta mulle silma. aga rääkides nendest, vaata, et sa ütlesid, et sa oled näinud nagu mitut unenägu mitu korda, vaata, siis see on veits nagu déjà vu ju. Ma arvan, et vaata see déjà vu moment on ka ülihallar minu meelest. On küll jah. Ma nagu... mingi hetk nagu tõesti lugesin selle kohta, et nagu miks see tekib. Aga miks see tekib? See on ka see, et vaata... Jälle uskumine. Jaa, vaata need, kes nagu selle asjaga tegelevad ja kes on rohkem need puude kallistajad ja seda energeetikat ja kõike seda usuvad, on ju, siis nad ütlevadki, et see on justkui nagu nii-öelda see visuaal sellest eelmisest elust, mis me nagu siia sündides nagu, sa sünnid siia ellu, et sa nagu näed seda ette justkui. Sa tegelikult oled seda näinud varem ja siis tegelikult see on praegu reaalsuses siin. Aga kuidas? Nagu kuidas me olime eelmises elus niimoodi samal ajal siin? No võt. Näiteks mul on mitu korda siin korteris olnud nagu selline tunne, et ma oleks nagu näinud seda. Päriselt või? Jaa, sa seisad seal ukse juures niimoodi ja mul on nagu see, et ma olen nagu näinud seda kuskil, vaat see tunne. Et nagu, kus ma nägin nagu seda tunnet? Nagu siuke tunne, tihtipeale näiteks nagu ka, ma ei tea, ma olen poes näiteks tajunud mitu korda siukest tunnet, nagu ma oleks korra olnud siin nagu hästi imelik tunne nagu. Mis on huvitav, minul näiteks ei ole ammu olnud enam déjà vu'd. Ei no ma ei mäleta ka, minu ma viimati oli, kuna ma ei mäleta, mis päev eile küll. Väga õige tegelikult. Et selles suhtes see déjà vu on ka nagu nii huvitav asi nagu. Ma räägin siin jälle see teema, mis peab räägima mõtlema mingi. Jaa, täiega jooksutab kokku. Täiega. Aga jah, et kõik need siuksed mingid veidrad intsidendid nagu meie nagu eludes on lihtsalt nagu, no midagi peab olema, see ei ole mitte midagi, ei ole juhuslikku ju. Et ei ole juhuslikke inimesi meie elus tegelikult ja samamoodi ei ole ka neid intsidente, ma arvan, et ju siis nagu peab midagi nagu juhtuma. Aga selle teemaga jätkates meil tuli... Kas oli 1 või 2 kirja? 2. Nad on nagu siuke, praegu on niuke hea spooky teema, et võid ette lugeda, ma tahaks tegelikult täiega no ma loodan, et ma ei koperda. Ma teen siis niimoodi, et ma loen ühe, sa oled teise. Koperdad tõus püsti, tõmbad põleb puhtaks, läheb edasi. Mati tuli ütlema tere. Ühesõnaga, need on siis ka siukestest kummituste lugudest. Ma siis loen ühe, sa oled pärast teise. Siis saame kommentaarida siin vahepeal. Okay. Aga väga hästi kirjutatud lood muidu. Nii. Ma olin alles väga pisike, kui mu ema mulle seletas hingedepäeva sügavat tähendust, päev, mil mineviku varjud ärkavad ellu ja saladuste õhkudes ujuvad. See õht oli täis vanarahva tarkust, kus kõik tegevused olid läbi põlvest põlve edasi antud rituaalid. Ema ja isa istusid köögis, kus nende vaiksed vestlused kõlasid nagu kaugete aegade sosinad. Minu toa uks asus otse köögi juures, võimaldades mul vaikselt jälgida kõike, mis seal toimumas oli. Olin põnevil ja natuke segaduses, sest tundsin, et köögis valitseb mingi pingeline õhkkond, just kui vanad hinged oleksid üksteisega vaielnud, issand, ma ei oska üldse lugeda. Ja siis, kui ma neid jutuajamise pikalt jälgisin, märkasin, et ruumi siseneb veel üks mees. Ta oli kummaliselt tume ja hall, nagu oleks ta otseselt varjudes sündinud. Seistes vaikselt ema tooli taga, pani ta oma külmad käed talle õlgadele. See hetk tundus nii reaalsune kui ka unenäolisena, kui mind ootamatult tabas tugev uni ja ma jäin lummatult magama. Hommikul ärgates piines mind endiselt mõte, kes see salapärane mees oli ja miks ta meie juurde tuli. Otsustasin küsida emalt, kuid tema vastus pani mind veelgi segadusse sattuma. Ta ütles, et eilsest ööst olid olnud vaid tema ja isa, kedagi teist ei olnud kohal. Kuid ma ei suutnud end rahustada ja kirjeldasin seda tumedat meest, selle peale voolasid ema silmad pisaratest ja ta tõmbas välja vana foto, pildi oma lahkunud isast, keda ma elus kordagi pole näinud. Mine ära. Siis mõistis mu meel lõpuks saladuse tõde. Mees, kes köögis meie juurde oli ilmunud, oli tegelikult mu vanaisa. Sellest päevast alates tunnen ma tema vaimu sageli endaga kaasas. Ta jalutab mu kõrval ja tema sõrmed nagu õrn tuuleiil libisevad öösiti läbi mu juuste, meenutades mulle, et mineviku hinged võivad ikka veel meiega elada ja meid kaitsta. Oh my god. Seda mul kananahki juba, see ei ole norm, no.
mega creepy, aga samas nagu nii nii armas. armas. Täiega. Ma kujutan, nagu mina usun sellesse, et keegi, nagu nüüd on need kaitseinglite teema, et ma usun küll, et nagu meil on eriti need esivanemad nagu käivad ja vaatavad lihtsalt meid. No nojah, see aga ei saa olla reaalne, vaata nagu, selles mõttes, et nagu mingi võõras on, noh, nagu reaalselt vaata. ja et Aga sa mind näedki tumedat tahaks kogu küsida, kohe et niimoodi. nagu oli ta siis sarnane nagu sellele pildile? Peame küsima. See on nagu nii huvitav lihtsalt. Ja nagu Sest et üleüldse ta ei seda, et oleks sa ju nagu tema- näed, üks asi, vaata, Jah. sa näed nagu viirastust või midagi, mõtledki, et okei, ma olen unine, ma ei tea, ma ei näinud selgelt, aga sa nagu päriselt hiljem paned selle pusle kokku. Jaa, või nagu, et sa nagu üldse nagu visualiseerid teadmata nagu siukesest mehest ju tegelikult vaata. Täiega. No jopa kollane. Oh my god, kas ma täna üldse magada ka saan või? See on see, jääd siia ööseks või? See terve see lugu või? Jah. Siit või? Jah. Oi, miks sa mulle pika jätsid? Sama. Oota, sa mõtled, see kogu see lugu ma loen ette või? Siit alustan või? Jah, ja täpselt seal. See juudas, okei, nii. See juhtus ühel tavalisel pärastlõunal, kui olin emaga köögis ja valmistasime perele süüa. Korteris olime ainult meie kahekesi. Uksed olid lukus ja kedagi teist seal olla ei saanud. Hoidsime köögiakent lahti, et näha väikest venda, kes mängis õues ning vestlesime omavahel tavapäraselt, kuni meid tabas kummaline tunne. See oli justkui aimdus, et keegi veel jälgib meid, kuigi ruumis polnud kedagi peale meie. Hetki hiljem lendasid meie poole ootamatult mänguasjad ja kommipaberid. Oh my god! Mis kõige veidram, mina tundsin, kuidas pall tabas mind otse kui aknast sisse lennates, samal ajal kui ema väitis, et tema suunas tuli vise hoopis koridorist. Ent pall ja kommipaberid olid samad. Üks ja seesama ese tundus meid ründavat erinevatest suundadest korraga. Korjasin palli üles, viisin selle tagasi tuppa ja viskasin kommipaberid ära. Mõneks ajaks saabus rahu. Õhtu möödus tavapäraselt ja kui lõpuks magama läksin, tundus kõik vaikne. Kuid öösel ärkasin ootamatult. Tunne, et keegi mind jälgib, oli nii tugev, et mu silmad avanesid iseenesest. Ja seal see oli. Minu voodi ees, täpselt samas kohas, kui suutsin vaevu hingata, lebas too sama pall, mis oli meid tabanud. Oh my god! Ta viis selle oh my god! Ma olen jumala segaduses praegu. Too sama pall, mis oli meid tabanud ning prügikasti visatud kommipaberid olid tagasi täpselt samamoodi laiali nagu varem. Toas valitses sügav vaikus, kuid ma teadsin kindlalt, me polnud seal kahekesi. Jep. Oh my god, mul on jälle kanarahk lihtsalt. Mingi See on keegi nagu- korjas ära need prügikastist ja värki või? Issand jumal, kui õudne, ma ei või lihtsalt. No vaata, nendel hetkedel ma ütlen küll, et jumal tänatud, et meil ei ole nagu mingeid selliseid kogemusi olnud nagu. Ja need inimesed, kes neid nagu kogevad, nad on nagu nii tugevad inimesed, vaata, nad ei satu kuidagi paanikasse. Täpselt nagu need kirjad, kõik on siuksed hästi nagu rahulikud. Okei, me tõdesime, et me ei olnud kahekesi. Aga samas jällegi, samas mis sa ikka sellises olukorras teed, ega sa ei hakka karjuma, see karjumine ei aita mitte midagi. Ja iga kord näiteks mina mõtlen, et kui minul reaalselt peaks siukene olukord juhtuma, siis ma reaalselt kogu aeg korrutan seda endale, et elavaid tuleb karta kui neid surnuid. Et ju siis, nagu mul tekib see, et ju siis see surnud keegi, kes siis iganes, kes seal oli, on ju, nemad tahtsid, et need oleksid seal niimoodi ja no nii ongi, noh. Või endast märku anda kuidagi. Ma ei kujuta üldse ette Ma ei tea, nagu. mina mäletan mingit ülivana, ma ei tea, pealtnägija osa, kus räägitigi poltergeistist näiteks. Ja vaata, poltergeist on juba next level teema. Ja, no see võib kuri ka olla ju. No just, et ta lähebki nii kurjaks, et ta viskabki sulle, ma ei tea, saapaga vastu kuppu pärast. Istud rõõmsalt, vaatad telekat, siis lihtsalt saad mingi vaste larfi midagi. Et see on nagu tegelikult jumala õudne ju.
ja naerame tegelikult, mingi räägin, et meil pole siukest kogemust olnud, aga võib-olla inimestel, kes võib-olla meid kuulavad ja on olnud, siis need mingi nutavad. et sa pead nagu ära kolima näiteks sellepärast. Ja no okei, kolid ära. Kuule, me räägime. Aga kui sul tuleb kaasa see? Just tahtsin ka öelda, et kuule, kas see on see Pealtnägi osa, kus mingi kratt tuli kaasa või? Kratt. No nagu selles mõttes, et nagu mingisugune asi, et hakkas külge ja ta tõi ta koju või? Nojah, vaata Seal siin mingid vanad jällegi. inimesed olid mingi Ja jällegi mängus. vaata, samas jällegi nagu räägivad, et ma ei tea, tulevad kaasa, nad haakuvad millegi külge. Kas see on lahkunud inimese mingi asi? Vaata, nagu öeldakse, surnujalt ei tohi kunagi midagi kaasa võtta. Isegi, ma ei tea, küünlatopsi Sa ei tohi isegi vaadata tagasi, kui sa lähed aiast välja. Noh, et seal on nii palju nüansse tegelikult, vaata, mida inimesed võib-olla ei tea, mõned teadlikumad teavad, aga nagu, noh, kui sa tead, siis sa võib-olla jälgid neid, on ju, et sa ei tee selliseid asju. Aga... Sest pigem ikkagi hirm on, vaata. Tegelikult on ikkagi veits hirm. Sest noh, ma ei ütleks, et näiteks, noh, ma ei tea, ma ei oska isegi sulle mingit näidet tuua, aga näiteks, ma ei tea, mingi vana kristallvaas, on ju. Ma ei tunneta, et sellega oleks mingit energeetikat kaasas olnud, on ju. Jah. Et see on nii huvitav, mille külge nad nagu haakavad, et kas see on nagu siis lahkunu jaoks oluline see või mitte. Järelikult siis ei olnud või siis oli, et noh, et ei tea, on ju. Jaa. See on nagu USA need filmid on enamus, vaata, mingi mahajäetud maja, mingi üliräämas ja siis mingi pere on rõõmsalt vaata, et siia me kolime, siin me teeme kõik korda ja hakkame rõõmsalt elama ja siis hakkavad juhtuma mingid asjad reegel. Jumal, ja hakkavad asjad juhtuma, niimoodi, et loomad surevad ükshaaval ära ja ma olen mingeid osasid näinud seal näiteks seal Investigation Discovery's, vaata. Ja siis seal mu lemmikud saadud Ghost Lab oli seal veel ja... Ja. Seal on hästi minu meelest kõige üks põnevamaid nii-öelda kanaleid. Et seal nagu kõik mingi, kellega ma abiellusin ja mingi ma ei tea, mingi kes iganes mind ära tappis, vaata, ja mingi, et umbes nagu see lugu on nagu jutustatud seal saates siis nagu sellest, kes nii-öelda ära tapeti, nagu täpselt niimoodi, et ma läksin sinna, ta tuli sinna, ta mingi võttis mul sealt kinni ja mingi umbes lohistas. Nagu selle inimese silmade läbi, kes siis päriselt hukkus. Pluss üks mu lemmik oli veel see ka mingisugune politsei mingi mees rääkis seal mingi uurija, vaata, rääkis seal neid lugusid, vaata, nagu kuidagi ümber jutustas neid nagu ise reaalselt, vaata, ise uurides neid, et see oli ka siukene nagu ma ei tea, issand jumal, ma kütlesite, mis asja, kurat. Nüüd raudselt õhtul hakkad mõtlema nende lugude peale. Ma raudselt näen midagi unes, jah. Ma olen 100% kindel. Kui ma öösel ei näe, mul on tihtipeale niimoodi, kui ma öösel unes ei näe, siis ma vasta hommikut ikka üles ärkan, siis kui ma maga olen, siis ma näen igasuguseid hirmsaid asju, aga vaata, seal on ka see teema, et öösel vaata puhkad ennast välja ja siis, kui sa oled nagu nii-öelda puhanud, siis sa hakkad unenägusid nägema, vaata. Sest öeldakse, et kui sa unenägusid näed, siis su keha tegelikult ei puhka, vaata. Ja siis mul on nagu see, et kui ma hommikul üles ärkan, siis ma ei lähe magama. Ma tean juba, mis sealt tuleb. Mingid kollid tulevad. Vaata, ma ärkan hommikul, siis kirjutan sulle, siis vaatad, ma pole magama läinud veel. Julge minna lihtsalt. Aga jah, et noh, ma olen nii šokis praegu nagu vastik ja nagu vastik ja lihtsalt. Aga tema puhul ma usun küll, et tal see esivanem näiteks vaata nagu käib ja on, vaata. Et kui ta juba nagu oma käed nagu ema õlale pani, vaata, siis nagu nagu ja see oligi nagu tema isa ka veel, on ju, et noh, ikka kindlasti mingid hingelised sidamed, vaata, et isegi kui inimene on lahkunud, sul ikkagi mingi side jääb. Muidugi, ma usun, et ongi vaatavad, mis me teeme siin ikkagi. Et jah, väga huvitav. Oota, aga me pidime rääkima nendest tarolugudest ka, et noh, võib-olla mitte nagu nüüd detailselt nüüd mingi, mis räägiti, detailselt ja niimoodi, vaid et kuidas üldse nagu sina oled ühe korrale käinud või? Ühe korra, jah. Aga nagu mingi kuulanud muidu neid igasuguseid need ajatuid asju või? Ja on täppi läinud siis ka või? Sa mõtled, kumb läks rohkem täppi või? No mõlemad siis, pane mõlemad. No, kui ma nagu vaatan netist neid, on ju,
siis on täpselt niimoodi, et noh, ma kuulangi ainult neid, kes nagu kelle ennustused mulle täppi lähevad. Ma nagu ei kuule ju kõiki, on ju, et ma kuulan neid kindlaid, siis ma ütleks, et pigem lähevad täppi. Aga kui ma käisin nagu päris ennustaja juures nagu koha peal, siis seal oli täpselt, ma ütleks sihuke 50-50. Et noh, ma ei tea, näiteks ütleme, öelda, et ma lähen õppima midagi, kuigi mul oli autokool pooleli, siis ma nagu ise tõmbasin seda paralleeli seal vahel, et ilmselt see on see autokool, on ju. Aga samas jällegi vaata, jällegi inimene suudab oma saatust muuta, vaata. Jah. Aga no ma ei nagu... tea ju, mis elus võib ette tulla, et sa jätad selle asja pooleli näiteks. Nojah, ja samas midagi muud ma õppima ei läinud ju. Jaa. Et siis ongi, kas ma loon ise selle paralleeli ja usun, et see oli see või mitte. Mitme aasta peale nad panid, vaata, seda ka ju ei tea. Mis ma ei mäleta ka niimoodi, jah. Et kas ta üldse täpsustas, ma seda ei mäleta. Vaata, see on see, et kuna üldjuhul neid ei salvestata, sa ei tee seal kirjalikke märkmeid ja sul mingi osa nagu ikkagi läheb meelest ära ka, vaata, sest sul tuleb seda infot nagu palju peale. No sa tähmi täis ka, vaata. Täpselt, sa oled nagu veits ärevuses selle siis nagu esiteks, kas sa tahad midagi küsida, on ju, sul on mingid mõtted ja siis sa kuidagi veits nagu ei hooma seda kõik ära. Aga näiteks, noh, kuna ma käisin emaga koos, on ju, siis näiteks emal läks täppi ka see, et vaata tervisega tal oli mingisugune rike, on ju, või noh, et verenäidud ei olnud väga head, on ju, et pidi uurima neid, on ju. See tegelikult see läks täppi. Mina selles mõttes, et suhtlesin vale inimesega, kes oligi mingi nartsissist, on ju. Et see oli huvitav, et ta nagu ütles kohe, et ära nagu üldse sinna üldse oma energiat panusta enam, mis oli ka õige. Noh, tegelikult vaata, see on see, et jällegi, okei, ma teadsin seda ise, aga sa saad kinnituse, jah. Ja. Kuigi nagu, milleks sul seda vaja on, kui sa seda tead, aga see on miski, see miski. Ja oota, ma mõtlen kiirelt, kas mul oli midagi veel. Mis oli huvitav, aga nagu mida ma ei täitnud, oli see, et ma peaksin mingite loomadega tegelema, et just suured loomad, näiteks hobused. Aga nagu, mul ei ole siin... Ei, sina kardad, jah. Mulle täiega meeldivad, kuna ma olin siin hobusastel sündinud ka, on ju, mulle meeldivad nad. Ma kunagi käisin nagu rotsutamas ja kõiki siukseid asju tegin ka. Aga siin Tallinnas ei ole ju neid talle niimoodi. See on ikkagi kuskil, pead sõitma ikkagi 30-40 kilti kuhugi talli ja siis, noh, see on nagu, noh, ei ole nagu see, mida ma praegu viitsiks teha. Ja. Aga noh, seal oli mingid pikkeid ikkagi nagu päris häid ka. Paneb lihtsalt mõtlema, vaata, sest ma räägin, et nagu tule ka kuskilt nagu juhuslikult, vaata. Ja too aeg ma vist tahtsin küsida, ongi selle vanaema nagu matuse kohta rohkem. Et kas ta jäi rahule, kas me tegime kõik õigesti, aga siis noh, nad ütlesid ka, et tegelikult nagu lahkunul ei ole väga vahet või noh, on vahe, on ju, aga just see, et nagu... Aga need, kes maha jäävad, nendel on. No jah, sest sa tahad ikkagi kõik õigesti teha. Jumal, jah, kuule, vanaema ütles meile konkreetselt ju mingi, kui te seda ei tee, ma tulen kummitama teid. Me mingi, mine metsa, vaata. Aga noh, ei ole tänasel päeval midagi, siis ma ikkagi eeldan, et ta jäi rahule. No ilmselt jäi, come on. Jah. Aga no mina olen nagu käinud siis on ju tuntud inimest, just ma ei tea, kas ma hakkan nimesid nimetama. Ei hakka neist. No ühesõnaga, väga tsuke kõvadel tegijate juures ikkagi ja nad on ikkagi selles mõttes ikkagi pannud täppi niimoodi nagu kõik need kolme mäletan nagu, kelle juures ma reaalselt nagu käinud olen ka, et mul tuleb 2 poega, noh üks on mul juba käes, on ju. Ilmselt siis peaks teine ka tulema, on ju, et ma usun seda, sest nagu 3 tugevat ennustajat ütlevad, et tuleb, siis peab tulema, on ju. Noh, siis kõik muud vaata elulist ka vaata, et vaata üks ütles vaata, et mingi paari aasta pärast sul tuleb mingi vähe raskem periood, noh tuli ka tegelikult, on ju, mega suured muutused jälle tulid, on ju, et lihtsalt ennast nagu minu ette valmistada siis. Aasta ei saanud olatagi juba mingi igast otsast tuli sulle. Ja siis samamoodi ka see, et ta nägi ära ju vaata, millega ma tegelesin. Noh, vaata, kõik see mingi iluvaldkond oli vaata ja nägi, et ma hakkan hoopis millegi täiesti teise asjaga tegelema. No nii läks ka, on ju. Et selles suhtes, et ma ikkagi usun, et ikkagi kaardid räägivad ikkagi asju. Ja samas ükskord läks ikkagi suht palju mööda ka. Ja
ja täpselt nagu täielikku nagu tegelikult ikkagi nagu täielikku sousti, aga samas ka ei tasu ka nagu ennustajaid selles mõttes ka võib-olla nagu mutta tallata, et nagu võib-olla ka siis vahest ei räägi kaardid ka nendega, vaata. Sest vaata nagu meie vanaema ju pani ka tegelikult kaarte, aga tema pani vaata tavakaartidega kaarte. Nagu mängukaartidega oskad Ja, ennustada. ja vaata tema ütles ka, et kaardi panekuga sul peab ikkagi tunne olema, et sa tahad panna neid, mitte, et ma ei tea, ma nüüd vasta tahtmist võib-olla või ei ole tuju, vaata. Oli küll nii ja siis ta alati ütleski, et no nii, too mulle kaardid, ma tahan kaarte panna. Siis ma olin ise vahest mingi, ei, ma ei taha, vaata. Siis ta mingi, ei, too siia, ma tahan. Et nagu, ja siis samas nagu teinekord oli just see, kus ta ütles, et oi, mul on nii paha olla, ma ei taha. Ja, Et see tunne pidi olema küll, jah. täpselt. Ja tegelikult ta ennustas väga täppi. Täiega ennustas täppi. Ma mäletan, kui ma tulin maalt bussiga ära ja ta ütles, et nagu, ta ütles, et ma ei saa aru, et mida ta sulle nagu näitab, et sul teeb mingi riigimeestega mingisugune mingi kamaja, onju. Ma olin veel, mis mõttes, et ma nagu ei tee midagi halba, et ma ei saa politseile vahele jääda, aga mingid siukest asja. Ja ma sõitsin ilma piletita, nagu ma jäin trammis kuidagi nii lollilt vahele ja ma sain kohe trahvi. Ja siis ma mõtlesingi, et nagu see oli mingi ajaliselt tunni aja jooksul nagu. Ja vaata see, mis ta mulle nagu mingi viimasel korral vaata, see ammu vaata siis, kui selle esimene see intsident oli vaata, et kodudest mäletad. Et, ja vaata see kõik need mingi laused, mis ta ütles, et vaata need on hullud need säed, on. Siis no ta teadis, millest ta räägib. Tegelikult on kõik on ajapikku ainult kinnitanud seda, mida ta rääkis tollel ajal. Ja vaata, vahest mõne ennustajaga on see, et nad nagu hakkavadki kogelema ja ütlema, et oota, aga ma ei saanud aru, mida nad kaardid mõtlevad. Sul tegelikult on story olemas, aga sa ei oska seda justkui kokku panna. Ja ta ei oskagi, sest et ta ei tea ju. Ta ei tea võib-olla whole story't. Me lähme sinna. Jaadi. Nii, me soovime teada seda, rääkimata tegelikku lugu. Ja siis me eeldame, et nüüd see ennustaja peab mingi kõike nägema, vaata. Ja siis, kui ta ei pane see, mingi mõttetu, vaata. Aga tegelikult ongi see, et hea, et ta sulle nii paljugi pani, vaata. Et sa ikkagi pead panema nagu mingisuguseid nagu noh, mingid noppeid, et nagu mingist, nagu ikkagi veits story't rääkima, vaata. Aga siis mõned skeptikud panevad, meil on näiteks üks tuttav, kes mingi, kuule, sellise asja peale võiks mulle siis raha anda juba, ma võin ka sul ennustada igasuguseid asju. Mingi kohvipaksu pealt põhimõtteliselt. Ja, et umbes oleme mingi sul öelda, et homne toob päikeselise päevist tuleb, ma ei tea, tuleb uus kuradi armastus ja tulevad mingid head värgid ja mingi, et võtta niimoodi, et selles mõttes ükskõik mida võid ennustada. Et põhimõtteliselt võid kindel olla, et homme on 20 see märts või? On või? Sa ei tea ju päevadest midagi. Täitsa õige. 50 euri. Täitsa õige. Et selles suhtes jaa nagu, aga nagu ongi, ma ei tea, see on jah nagu andnud nagu mingi kinnitust nagu, et mul on... On või? et ühesõnaga nagu et ühesõnaga jah, see on andnud nagu mingit kinnitust, et aga jällegi ma ei tea, ma usun ikkagi edasi, et kui mul ikkagi nagu ma tahan minna, siis ma ikkagi lähen, aga noh, jah, tänapäeval tahavad ikka päris normaalselt raha saada. Issand, kas sa seda ühte ennustajat mäletad? Oli venekeelne ennustaja. Noh, see oli ka tuntud nagu on ju saadetest läbi käinud, ei ole eestlane. Ja tal oli tõlk. Ja mäletad, kui ta kõnetas sind minu nimega. Oi, see oli, issand, ma olin ära munestanud. See mingi hantib mind siiamaani, et ta nagu pöördub sinu poole mingi, Heilika, see on mingi, mida? See mingi, nagu, et kuidas see võimalik on? Me üritasime olla too hetk, kui me nagu sellest rääkisime, sa said isegi salvestada seda, mida üldjuhul paljud ju ei luba. Siis üritasime olla need skeptikud, et äkki, vaata, kui sa lähed võõra inimese juurde, et äkki ta on teinud sinu kohta seda research ja otsinud sinu, ma ei tea, mingit perekonnastory't või ma ei tea, geni.com'ist vaadanud mingid asju, on ju. Et siis sealt ei saanud vaadata sellised asju. Ei, tema puhul ma olen täiesti veendunud, et tema rääkis tõde. Tema rääkis kogu lugu rääkis tõde.
tema jutu põhjal mul ei ole mitte midagi läinud mitte täppi. Ta oli nagu nii karim õiglane, kui ta üldse nagu selles mõttes sai olla seal. Ta andis hüva nõu, ta rääkis teistest inimestest täpselt nii, nagu nad on päriselt. Rääkis minust nii, nagu päriselt oli. Ja aga ta oligi siuke tõsine, nagu ta muidu on, või? no ei, see on jah, ikka pigem jah, selles mõttes küll, pigem jah. Aga ta on siuke nagu laadna, vaata. Et ta ei tekitanud ka nagu sellist nagu mingit creepy't olemist. Palju see too aeg maksis, kas sa mäletad, või? 200 vist. Uhti! No tänasel päeval ma arvan, oleks see juba 4 sotti, ma arvan. Jõhker ju. Aga see oli ikkagi nagu worth any penny. Tugud koin oli lihtsalt. Nüüd on punased sendid aed. Keegi laenu saab teha, või? Tahaks ennustaja juurde minna. Ise töötu ka veel. Käib perus. Tähesti haige. Oh, jumel küll, noh. See enese üle naermine on alati elu tervena. Aga selles suhtes jah, et ma just mõtlesin, et vaataks nagu mingi, kui palju me oleme rääkinud 1,5 tundi. Kuule, aga nüüd on küll vist aeg. Ja ma arvan küll. Tegelikult me saime kõik ära räägitud, mis me tahtsime rääkida. Ja me oleme mega tänulikud, kes ikkagi lõppu jõudsid selles suhtes. Et paraku on niimoodi, et meie teemad lähevad nagu alati mega pikaks, meie episoodid on pikad, aga samas nagu me saame nagu ikkagi kõik ära räägitud ja nagu meil on pärast hea olla. Omamoodi teraapia. Jaa, ikkagi jaa. Selles suhtes küll, et nagu veits siuke nostalgiaga edu mulle monteerimisel. Aga jah, ma arvan, et väga põnev oli. Saime selle teema purki. Ja ma usun ka, et kes iganes vähegi selle teema üle nagu nii-öelda ju huvi tunneb, ma arvan, mulle läks endal küll nagu oh my god, nagu kuulid seda. Et selles suhtes jaa nagu, kas ütleme järgmise teema ka või? Või teeme surprise või? Surprise. Okei, surprise, no surprise siis. No aga davai siis. Olge tublid, hoidke saba rõngas. Pärgid saagid. Jah, nautige siis olemist ja ma olen 100% kindel, et nädala pärast räägime. Nädala pärast kuulete meid jälle taas. Aga okei siis. Davai. Davai, tšau.